Mis droonid need on? Siin on siis erinevaid tüüpi droone, asju, mida saab poest osta, asju ja tooteid, mis me oleme ise teinud, näiteks asjade kukutamiseks. On klassikalist FPV drooni, võib-olla ka vähem klassikalist FPV drooni. Et näiteks siin on meil üks Tartus toodetud fiiberdroon. Tema suudab lennata 15 kilomeetrit, kanda üsna suuri kandameid, 3 kilo, 15 kilomeetri kaugusele. Ja siin on meil ka siis väljaõppeks väikseid droone. Tänapäeval on droonindus järjest rohkem teemas, nagu kõik teavad. Sõda muutub järjest automatiseeritumaks, järjest keerulisemaks, järjest droonide põhisemaks. Kõik klassikalised sõjapidamismeetodid püsivad ka muidugi teemas. Aga sageli edu tagab just see, et kes suudab kaugemale lennata, kes suudab rohkem näha ja vastast siis kaugemale mõjutada. Et siin on näiteks üks kukutamiseks mõeldud FPV droon ja võib-olla selline klassikaline tankide või soomukite hävitamiseks mõeldud drooni mulaaž siis. Riigikaitses on inseneride vajadus ja siis olulisus järjest kasvuteel. Tänapäevased ja ka tulevikusõjad saavad järjest rohkem olema inseneride sõjad. Et kellel on rohkem leidlikumaid ja eelist andvamaid lahendusi, siis eks need võidavad. Kui hea FPV piloot peab olema, et nende asjadega lennata? Kui sellise väikese VUP-tüüpi drooniga õpib toas lendamise selgeks ja kui sa oskad toas temaga stabiilselt paigal püsida, maanduda, õhku tõusta, mööda tube ringi lennata, siis juba õues on päris lihtne. Et kuskil selline, meie soovitame 40-30 tundi simulaatoris lennata, siis VUP-tüüpi drooniga alustada ja siis tegelikult suurte droonidega on juba lihtsam. Peab olema teadlik, eks ju, et on seadused, päris kõike teha ei saa. Pikamaa lennud on oma reeglitega ja pilootidel peavad olema ka siis pädevused, mille alusel nad siis saavad lennata ka. Et suured droonid tegelikult muutuvad ka ohtlikuks. Nad kaaluvad ja nad on väga kiired. Sihuke 160 kilomeetrit tunnis ei ole mingi probleem neil sisse saada. See droon näiteks kukutusmehhanism on tehtud meie enda üksuse poolt. Siin on üks droon, mis on toodetud Eestis ja samuti siis fiiberdroon on siin Tartus tehtud ja kokku pandud. Üldiselt järjest rohkem teeme siin kohapeal ka asju ja neid firmasid on järjest rohkem Eestis. Aga kui kaua see õpe võtab aega? Üks asi on muidugi drooni maast lahti saamine. Kuskil sõltuvalt inimesest võib-olla 20-40 tundi simulaatorit ja siis mingid tunnid, võib-olla 10-20 tundi väiksema drooniga lennutamist. Ja siis edasi saab juba suurema drooniga hakkama küll, ma usun. Enamik inimesi saab hakkama tegelikult. Nende poedroonide mavikutega on lihtsam, nemad lendavad praktiliselt juba ise, sisuliselt kõik saavad sellega hakkama. Aga niiviisi, et üksus suudaks maastikul opereerida ja midagi kasulikku teha, see on pikk õpe. Et see on juba, me räägime pigem kuudest ja seal on juba omajagu selliseid ka sõdurioskuseid, mis tuleb eelnevalt omandada. Et baassõdurioskused taustaks siis eraldi veel. Kas seda saab kuskil eraldi õppida ka? Jaa, kõigile, kellel on näiteks huvi riigikaitselisema drooni poole peale, siis soovitan liituda Kaitseliiduga. Kaitseliidus erinevad allüksused tegelevad inimeste väljaõpetamisega. Droonide ehitamist saab kindlasti ka õppida Lennuakadeemias Tartus siis. Nii püsitiipdroonidega ehk siis fixed-wing droonidega, lennukitega tegeletakse ja tegeletakse ka nende FPV tüüpi droonidega. Ma arvan, et mitmed ülikoolid on ka nüüd järjest toonud sisse õppekavasid